Appi kui lõbus see filmimine on lihtsalt Eestis talvekuudel. Ma pean põhimõtteliselt olema nina vastu akent, et natukenegi valgust oleks selles kaadris ja me saaksime asja purki ning praegu on keskpäev. Peika läks just pisikesega jalutama ning ma mõtlesin, et ma tahaksin teha ühe videokese. Nimelt, last minute otsus, me teeme pisikesel advendikalendri. Ehk siis ma algul mõtlesin, et kuna ta on alles 5-kuuseks saamas, et ta ei saa nagu nii väga hästi aru veel sellest jõuluasjast, et siis ma eraldi advendikalendritele tegema ei hakka, et ma lihtsalt õpin 12 laulu selgeks, mis on eestikeelsed jõululaulud ja iga teine päev siis võtame ühe laulukese, mida ma siis talle laulan. Aga ta on siin viimased nädal aega väga agaralt roomanud just nimelt kuuse alla, kus on siis Peika advendikalender, milleks on siis 12 diskiketast, kuna ta mängib diski. By the way, kas tõepoolest ei eksisteeri diskgolfi advendikalendrit? Ma nägin nagu mega palju vaeva, googlesin igalt poolt ja ma lihtsalt ei leidnud seda, nii et ma pidin lõpuks selle ise tegema. Jumal tänatud, et Peika treener tuli mulle siinkohal appi ja aitas välja valida ketted, sest ma ei tea sellest mitte midagi. Aga igastahes, pisikene käib ja lammutab seal kuuse all praegu Peika kingipakkeid, on nii õnnelik neid rebides ja mäludes, et ma mõtlesin, et oleks ikkagi jube tore, kui tal on ka mingisugused kingitused, mida ta saab lahti teha. Seega, me jääme selle juurde, et me õpime ära 12 laulu, mis on eestikeelsed jõululaulud, aga me lisame sinna juurde 12 jõuluraamatut. Ja selle point on siis sarnaselt nagu Zoe Saag teeb, ehk et me hommikul avame selle, kuna me loeme hommikuti raamatut üldjoontes, siis hommikul avame selle, saame kohe koos lugeda ja ma isegi mitte ei plaani talle iga aasta osta uusi jõuluraamatuid, vaid järgmine aasta me pakime uuesti need raamatud ära, sest ega ta ju ei mäleta neid raamatuid ja need on kõik klassikud. Seega see on siuke natukene mitme hooaja jaoks. Ma muidu ei oleks seda investeeringut võib-olla teinud, aga samas ma olen väga tark. Ma ostsin selle mustal reedel. Kõik oli -25 rahvaraamatus ehk et viimasel hetkel küll shopatud, aga täna jõuame ära pakkida ja ma arvan, et saame advendikalendri valmis. Seega, ma näitan teile siis, millised raamatud ma ostsin ja kuidas ma siis need jõululaulud plaanin ära pakkida ja hakkame otsast minema. Ma võtsin lihtsalt reaalselt rahvaraamatu kodulehel oli jõulude top raamatud lastele. Võtsin topi. Loodan lihtsalt, et Eesti rahvas, et teil on hea maitse laste raamatute osas, sest ma ei jõudnud lihtsalt süveneda siin musta reede ajal selles, et milliseid raamatuid valida, kuna hetkel meil on prioriteedid WC-potid, seinaplaadid, dušisegisted ja nii edasi, ehk et minu musta reede nimekiri on väga kulukas ja mitte üldse nii põnev. Aga vaatame siis raamatuid, mis pisikesele sai võetud. See on siis Molli jõulud, Katri Kirkko-Pelto ja need illustratsioonid, nii palju kui ma lappasin poes, nägid lihtsalt nii armsad välja. Ma arvan, et meil saab olema väga lõbus seda lugeda. Järgmiseks. Jõululaulude raamat. Laula kaasa 8 klassikalist jõululaulu. Ja siin on siis sees mingisugune tähekene, millele vajutades väidetavalt peaksid hakkama laulud mängima. Appi kui äge raamat! Siin on reaalselt noot koos laulusõnadega, et kui sa oled õppinud muusikat, siis ilmselt sa saad selle noodi järgi juba lauldud, siis on mega ilus illustratsioon ja kui sa selle tähe peale vajutad. Okei, mulle väga meeldib see raamat nagu lihtsalt issand jumal, oota, vaatame, kas siin päriselt... Okei. Vaatame, kas mõne teise lehe peal tõesti nagu, sest need on kõik eri koha peal. Me peame kõigepealt selle tähe üles otsima. Appi kui äge raamat. Okei. Nii, kus on siin täht? Kus on siin? Kuuse peal. Nii, proovime järgi kohe. Vaatame, mis meil siin tuleb lauluna. I'm obsessed. I am totally obsessed. Nii, järgmine raamat on meil siin. Väikese hiire jõulud. Meil juba on 2 väikese hiire raamatuseeriat ja need on väga-väga armsad ja nii mõnus lugemine, siuke kiire.
Nendeks hetkedeks, kui meil ei ole väga palju kannatust, et pikki lehekülgi lugeda, on see kõige parem raamat üldse. Järgmiseks on siis Jussi sussid. Vaatame, mis see Jussi sussid endast kujutab. Väga siuke minimalistlik ja armas. Milline suss võiks olla Jussi lemmik? Milline suss meeldib sulle kõige rohkem? Sa saad arutleda taga, mitu sussi on pildil, mis värvi sussid on Jussil parasjagu käes. Kui armas. Okei, see on nagu pigem natukene siis, kui ta on juba vanem. Siis, jah, ma ostsin oma lapsele koomiksi. Ma ostsin endale põhimõtteliselt selle koomiksi. Ma kunagi kogusin täiega kõiki Mikki Hiire koomikseid ja need olid mu kõige lemmikumad. Mul oli terve voodialune paksult täis. Huvitav, kas need on kuskil alles või? Peaks vanematelt küsima. Igastahes me ei mega fänn ja mulle tundus nagu nii paslik võtta pisikesele ka siuke. Lugemise mõttes on see kohe kindlasti sellel aastal rohkem minu jaoks, aga kunagi tulevikus äkki ta hindab ka seda klassikat. Siis Roosi talv, kuna Leiutajate küla jõulud on hetkel meie kõige lemmikum raamat, siis ma arvan, et see võiks väga meeldida pisikesele. Vähe sellest, et ilusad illustratsioonid, taaskord siuke mõnus minimalistlik lugemine, ehk et tema vanuses ka veel tehtav. Eino Raud, Nääri päkapikk. Appi nagu miuke nostalgia. Elas kord üks tore päkapikk. Umbes pika päka jagu pikk. Kinda need illustratsioonid näevad nagu creepid välja võrreldes sellega, mis nii-öelda tänapäeval võib-olla standard on, aga nii äge. Appi! Mul on nii hea meel, et see saab tema kollektsiooni osa olema. Et ilmselgelt meil majas tuleb ka eraldi raamatukogu tuba, sest kui te ei ole veel aru saanud, olen fänn ja see tähendab seda, et me saame teha ühe full-on riiuli pisikese raamatute jaoks ja ma ei jõua ära oodata, ma nii loodan, et talle päriselt meeldib ka tulevikus lugeda, aga kui ei, siis vähemalt mul on vahepeal lõbus neid sirvida. Imeline jõulumaa ja see on ruumiline raamat. Ehk siis selline ja ma ei tea, minu arust minu lapsepõlves olid need ruumilised raamatud nagu täiega teema ja neid on nii äge vaadata lihtsalt. Ma kujutan ette, et järgmine aasta juba on ta natukene rohkem sellest huvitatud. Et kui äge. Ma olen nii rahul lihtsalt. Nüüd lähme natukene raskema kirjanduse juurde. See näeb nii ilus lihtsalt välja. Jõululaul, Charles Dickens. Ja no ilmselgelt on see hetkel tema jaoks natukene intensiivne, aga ma arvan, et tal meeldib väga vaadata neid suuri värvilisi pilte, mis meil siin on. Ja nagu ma rääkisin, siis need raamatud saavad olema tema advendikalendri osa veel päris mitmed aastad ja appi kui äge, et meil kodus nüüd selline, see on tõesti lihtsalt nagu vaadake kui ilus. Tähega tahaks osata ise niimoodi joonistada. Amazing! Seda ma ei suutnud lihtsalt jätta kuidagi sinna poelettidele. Ehk siis jõulud sigatüükas. Ma arvan, et kõik, kes on 80-ndatel, 90-ndatel sündinud, on Harry Potteri paandunud fännid. Või kui ei ole, siis ma ei tea, kuidas see võimalik on. See on nii äge maailm. Aga ma teadsin, et jõulud sigatüükas on kindlasti asi, mis võiks Peepsule ka meeldida ja mida ma tahan talle kindlasti lugeda. Ja taaskord nagu nii ägedad pildid nagu vaadake. Ja see on rohkem siuke koomik/anime stiil, mis on ka äge vaatamine. Ma ei jõua ära oodata Peepsu advendikalendrit reaalselt. Ma arvan, et mina olen nagu see, kes on kõige õnnelikum selle üle. Nii, eelviimase raamatuna 12 kinki jõulutaadile ja mul on täiega nende illustratsioonide järgi siuke tunne nagu mul oleks lapsepõlves midagi sellist olnud. Ma ei kujuta ette, vaatame korra, mis siin on. Nii. Mauri Kunnas 1987 välja antud, nii et teoreetiliselt võib-olla äkki isegi. Tõlkis eesti keelde Sinisukk aastal 2005. No, ma ei tea, igastahes jube tuttavad illustratsioonid on. Ja taaskord, tore lugemine. Nüüd, raamatuni kukub. Nii, püsib. Ja nüüd viimase raamatuna on meil siis
see on siis Peeter Pikkõrv jõulujutud. Meil üks Peeter Pikkõrva raamat juba on ja väga meeldib meile. See tuli kingitusena pisikesele, kui ta sündis. Ja lihtsalt nagu, kuidas on lasteraamatud nii ägedad. Vaadake seda, mul tekib kohe jõulutunne. See oli viimane raamat ja selle jaoks, et pisikesele jõululaule kuhugile kirjutada, ma ostsin sellised kaardikesed. Kohe vaatame, kas mu idee võiks ka pädeda, sest ma mõtlesin, et hästi tore oleks, kui ta aastaseks saab, siis ma tahaks talle kinkida sellise asja nagu mälestuste kohver. Ma ei tea, mälestuste karp kuidagi ei kõneta mind, aga mälestuste kohver täiega kõnetab. Ma Etsist leidsin mega ilusa kohvri, mis oli helelillat värvi. See oli nagu täielik dream ja ma elu sees ei paneks nii palju raha ühe asja alla, kui just see jõuaks minuni öösel kell 4, kui ma parasjagu imetan ja olen üleväsinud. Ehk et ma ostsin selle talle Etsist ära. See oli üle 300 € natukene. Ja mul süda valutas, et miks ma nii kalli asja ostsin. Ja kuna selle tähtaeg, millal ta pidi saabuma, lükkus kogu aeg edasi ja lõpuks oli 2 kuud möödas, siis ma olin juba, et okei, see ei tulegi mitte kunagi. Nii et ma tühistasin oma tellimuse, sain raha tagasi. Aga see on mul ikkagi nii kuklas, sest see oli nii ilus kohver nagu, ma ei tea. Võib-olla kui ta aastaseks saab, äkki ma kingin talle selle või äkki ma leian mingisuguse alternatiivse sellise kohvri. Aga ma tahaksin igastahes talle sinna panna siis need jõululaulud. Mälestuseks, et kui ta kunagi hakkab tagasi vaatama ja otsima võib-olla eestikeelseid laule oma lapsele, et siis need oleksid talletatud. Igastahes sellise välimusega kaardid. Ma lootsin, et siin sees on tühjus, aga ei ole. Ehk et siin on natukene teksti, sest see on heategevuslik kaart. Aga ma arvan, et me mõtleme välja, kuidas see laulukene siia ikkagi kirja saaks niimoodi, et oleks põnev, sest mulle nii meeldis see illustratsioon lihtsalt. See natukene meenutab seda kodu, mis meil saab olema maal. Lõpuks loodetavasti jooksevad ka üle osa rebased. Ja siis viimase asjana, mis ma kaasa haarasin, on pakkepaber. Ja see tundus nii ilus, selline õrn roosa, samas süke ka metsateemaga. Selline on siis meie esimese advendikalendri plaan Pepsule. Ja nüüd ei olegi muud teha, kui et ma pean hakkama kiirelt pakkima kõiki neid asju, et juba homme pisikene saaks avada oma esimese raamatukese ja ülehomme saaksime juba laulda üheskoos esimest laulu. Sest ta on hakanud tegema niimoodi, et kui ma laulan talle, siis ta uutab kaasa muga, mis on nii armas, nii et ma saan öelda, et me justkui laulame neid laule. Nii, aga pakime selle video nüüd kokku, sellepärast, et täna on juba 30. Homme on vaja seda advendikalendrit juba avama hakata, ehk siis mina pean hakkama kibe kiirelt pakkima. Ma loodan, et teil on tore 1. detsember ja ilus jõuluootusaeg ja ehk kostitab ilmataat meid varsti taaskord lumega, sest nii on see aeg veel ekstra nauditav. Vot, aga näeme teiega juba varsti. Ciao! Rose-colored glasses do wonders to a spark.